kuidas rääkida oma enda maalist, seda enam, et ei ole harjunud nendest väga rääkima. Selle pildi tegin ma ühel perioodil, kui ma maalisin päris palju akte ja aktid aitasid mul nii-öelda ennast lahti maalida spaatliga maalijana. Et oli mingi hetk, kus ma ikkagi põhiliselt tegin pintsliga ja spaatel oli niisugune abimees. See pilt on juba tehtud puhtalt spaatliga kuni kõige väiksema detailini välja. Ja kui ma nüüd tagantjärgi teda vaatan, siis see on päris huvitav siin. Ta on maalitud a la prima ehk siis värske värv teise värske värvi peale, et kuidas siin allpool need värvide kuivades on tekkinud niisugune kraklee kohad siia, mis päris toredasti annavad minu meelest seda õhku ja sädelust juurdegi sellele pildile. Aga see õhk ja see sädelus ja kergus ja valgus ja see oli see, mida ma tookord selle pildi sisse püüdsin panna. Lisaks naisterahva ilu kiitmisele. Ja igatahes, kui ma tegin teda, siis ma jäin taga ise päris hästi rahule, sellepärast, et see spaatel andis küllaltki hea tugeva tooni üsna ruttu ja teatud mingisugune vabadus ja liikumine ja see sama niisugune valguse tekitatud ruum sai siia sisse ja mulle meeldis selle pildi heledus. Et siin samast motiivist ma tegin ka ühe teise pildi. See on nüüd siin nii-öelda hoopis teise värvilahendusega ja saanud oluliselt niisugune tumedam. Aga see oli see hetk, kui ma siis nii õiendasin läbi need võimalused spaatliga maalimisel.